Head vaatajad, me oleme praegu Tartu Ülikooli spordihoone esimeses pallisaalis ja kui nii võiks öelda, siis tegelikult Priit, sinu korvpalluri nii-öelda mängija karjääris on see saal päris suure tähtsusega. Jaa, 85. aastal astusin Tartu riiklikusse ülikooli tollajase nimetusega. Siin platsi peal algasid esimesed treenid Arne Lausega Tallinna spordiinterkooli jätkuks. Mis sul meeles on, et mismoodi sa siia Tartusse mängima tulid, palju sa alguses mängida said, mis sai edasi, et kui kõrgele tiivad mängijana kandsid? Algus oli lihtne. 85. astusin sisse ja 2 kuu pärast läksime Nõukogude Liidu armeesse 8 aastaks. Sinna see karjäär jäigi. No tegelikult sa mängisid ju pärast ka, et küll nii-öelda mitte siis tippklubides, aga Eesti meistrivõistlustel Tartu ees sa põrutasid, ütleme siis juba tolles saalis ka, et sul on siin risti-põiki need väljakud minu arust läbi mängitud. Ja kõige vähem olen selles keskmises saalis mänginud, et seal vanasti ei toimunud midagi, et siit peagi koliti siit väljakult sinna teise otsa. Meie aeg oli see, kui Tartus hakkas see korvpall nagu uuesti tõusva peale pikka langust, et päris mitu meest tuli meie koos Tallinnast Tartusse õppima. Siis hakkas ka siin linna peal ühteteist nagu rohkem toimuma. Tulid erinevad klubid, Tartu Maja tekkis, Taba. Ja see sillutas nagu teed Eesti meistritiitlitele, mis siin ridamisi on korjatud, aga mina selleks ajaks juba lahkusin Tallinnasse ära parematele jahimaadele. No paljud ei olegi sind võib-olla mängimas näinud, et mis positsiooni mängija sa ise mängijana olid või mida sulle väljakul kõige rohkem meeldis teha? Ma olin niisugune 1, 2, 3, kõik kus vaja oli, et ühel hooajal mängisin puhtalt number 1 ka, et kuna kedagi polnud võtta, aga niisugune rohkem 3 peal. Kes ei näinud mängimas ega midagi kaotanud ka väga, et Küll me need mõned videod kindlasti ka välja kuskilt kaugime ükskord ja vaatame, kuidas Priit Vene mängijana platsi peal liikus. Räägi võib-olla sellest, sest sa olid pikka aega ju tegelikult korvpallist eemal ja kõrval, et mismoodi sa nii-öelda siis treeneri pingi juurde jõudsid ja kuidas siis see tagasitulek nii-öelda korvpalli toimus? Praegu viimased 3 aastat ma olin ilma korvpallita nagu täitsa puhtalt. Ja rahulik aeg oli nagu järgi mõelda ja võib-olla osasid asju ümber mõelda ja midagi juurde vaadata. Sai mõned koolitused antud, mõndadele koolitustel ise käidud. Suvel või talvel õigemini Gert Brants kutsus noortekoondis juurde ja siis kuidagi tuli see suurte korvpalli teema ja nüüd me siin oleme. Oleme ajas tagasi ka, et kindlasti paljusid huvitab see lugu, et mismoodi sina Leetu said ja tegelikult mõlemad poisid, nii Kent-Kaarel kui Siim-Sander, omale siis päris noortena sinna läksid, et võib-olla räägi paari sõnaga sellest ka, et mismoodi see Leedu uks avanes. Eks sellest oli siin ajakirjades juttu ka olnud, aga kui Siim-Sander läks, siis ma olin veel paar aastat ikka Eestis, aga tekkisid nagu kontaktid ja käisime seal külas ja nendel oli just ka niisugune noortekorvpalli oma duublivõistkonnas nagu ka niisugused muutuste tuuled ja kuna meie esinesime üsna edukalt Eibli sarjas juba tollel ajal 90 aasta poistega, et siis nad nagu hakkasid nagu minuga suhtlema, huvi tundma. Ja siis ühel hetkel vaatasid, et miks mitte, et tehti ettepanek, et kas ma jääksin nõusse, ma ütlesin, et kindlasti jään, et ega teist korda niisugust asja ei pakuta. Ja nii ta seal läks 4 aastat. No kui me siin su poegasid juba nimetasime, et sa oled olnud treenerina siis nii Siim-Sanderi tegemiste juures kui nüüd ka siis Kent-Kaareli treenerina, et kuidas isana on poisse treenida, on seal mingisugune vahe ka, nõuab see rohkem piitsa või oled ka mõnikord leplikum poiste suhtes? Ei, ma ei oska nagu seda vahet küll tõmmata, et mingit jutti siin, et eks nad võib-olla õhtuti kodus saavad rohkem osasid asju teada ja otsemalt, aga iseenesest ma ei ole nagu sellest kunagi vahet teinud ja ei ole mina maailmas esimene ega viimane, kes seda teeb. Siin on palju näiteid. No sa oled siin Tartus nüüd mõned kuud olnud, et kui sa võrdled nüüd erinevaid teisi kohti, ma ei tea, kas või siin Eestis, kus sa oled peatreener olnud, et millised tingimused siin on, oled sa rahul, oled sa kohanenud, kuidas Tartu sulle üle aastate nüüd jälle tundub?
Tartu on niisugune vaikne rahulik linn, nagu ta kogu aeg on olnud. Tingimused on head, loodame, et järgmine aasta lähevad veel paremaks, kuna siin praegu on näha, et uue asja ehitus käib täie hooga, et vaatame, mis sellest asjast välja tuleb. Siin saalis, kus me praegu seisame, hetkel mängida ei saa, aga me tuleme siia saali mängima tagasi ja võimalik, et me mängime siin kevadeni ja siis on võimalik, et me mängime veel uues saalis, aga praegu me liigume Priiduga saali, kus homme hakkab Tartu mängima siis FIBA Eurocup sarja korduskohtumist türklastega, et kui sa nüüd seda kahte saali vaatad, tegelikult Tartu on siin mänginud suuri mänge ka varem, et kas see kuidagi mõjutab ka, et nad on kogu aeg siin treeninud ja nüüd tuleb sinna minna mängima? Ei mõjuta, et kõige rohkem mõjutavad need inimesed, kes publikuks tulevad tribüünidele, et sealt tuleb see kõige suurem mõjutamine, et see saal on nagu teises kohas. No ma ütlen ka, et osad mehed pole teises siin vanas saalis mänginud, ega nad ei oskagi midagi võrrelda ja tänapäeval on nii palju erinevaid suuri saale, et see nagu küll ei ole mingisugune märkimisväärne koht, kus peaks muretsema. Kui rääkida nüüd homsest mängust, et türklastega on miinus või õigemini siis +10 on kodus vaja, et teise ringi saada. Millised ootused ja lootused sul endal on, et kui reaalne see on, et Tartu sellel hooajal mängib siis ka nii-öelda põhiturniiril või saab rohkem mänge? No meie suur soov on ikka edasi saada, et alustame nullist ja proovime iga veerand 3 silma tagasi mängida, siis peaks juba +12 saama, et seekene plaan on ja teeme võrreldes eelmise mänguga väiksed korrektiivid. Kindlasti teevad ka vastased omad korrektiivid. Aga ütleme, kui publik meid toetab, siis on ikkagi eelis nagu meie poole peal. Balti liiga sellel hooajal, nagu ma olen aru saanud, siis hoolimata sellest, kas euromängud jätkuvad või mitte, mängitakse täies mahus kaasa, et sellel hooajal nii ei ole, et mõned satsid liituvad kevadel, et tänu sellele on ka see liiga atraktiivsem, põnevam ja olulisem ka nendele meeskondadele, kes terve selle põhiturniiri kaasa teevad. Jah, selline info on tulnud, aga ega seal lõplikult selgust nagu siiamaani ikkagi pole, et kes seal siis osalevad ja kui palju need mänge peaks nagu tulema ja mis süsteemi kasutatakse. Ja ka Eesti meistrivõistlussüsteem viimasel hetkel nagu täienes siin mängude arvuga, et ega siin on niisugune ennustamise küsimus hetkel, et võib-olla homme oleme nagu või ülehomme oleme targemad, aga täna veel ei oska nagu midagi eriti tarka öelda selle peale. No noorte kohta ka paar sõna, et satsis on sel aastal päris palju noori nii-öelda oma Tartu korvpallikooli kasvandikke, et kuidas sa näed, kas mehed väärivad kohta euromängudes Balti liigas, loodad sa nende peale ja kui suur potentsiaal noortel on sellel aastal ennast nii-öelda päris suurde pilti mängida? No potentsiaali kohta peab nende käest küsima, et seda nad peavad ise teadma ja ise seda vaeva nägema, aga tänasel hetkel nad on võistkonna üks kindel osa, kas nad iga kord kõik saavad mängu, kas nad iga kord trennis jõuavad pingutada, kas nad kooli kõrvalt jõuavad kõiki asju kaasa teha. Eks see siin aasta jooksul paistab, aga kindlasti nad teevad mingisuguse sammu edasi, et ikkagi siin meeste vahel järjepidev treenimine arendab neid kindlasti päris tublisti ja kes nagu soovi avaldab oma tegudega, siis see saab kindlasti ka platsile. Ja lõpetuseks, Priit, millist korvpalli Tartu publik täna homme ja ülehomme ja terve sellel hooajal hakkab nägema, et milline sinu stiil on, millist mängu sa tahad pakkuda? No homme tuleb kindlasti niisugune jõuline ja räpane mäng, et see on niisugune karikamängude ja play-offide üks lahutamatu osa, et võidab see, kes suudab oma jõudu nagu rohkem peale suruda ja mõned käigud kinni võtta, et siin nagu see punkti korjamine ei ole nii primaarne, vaid primaarne kaitse pool. Samas esimene mäng me suutsime 52 silma visata esimesel poolel, et meis nagu seda mõlemapoolset nagu jõudu on, et eks ta siin hakkab otsast rulluma ja vaatame, kuidas see välja tuleb. Mis me siin hooajal pakume, eks me sõltub sellest, kuidas meil see mängude arv ja meeste arv, ütleme, omavahel klapib, et kindlasti on mõned ilusamad mängud ja kindlasti tuleb niisuguseid raskeid mänge ka palju, et ega siin niisugust ühe stiili ei ole olemas, et võib-olla tuleb siin meister tagasi ja peame hakkama hoopis teistmoodi mängima või tuleb keegi uus ja hakkame hoopis kolmandat moodi mängima, et see alati sõltub sellest, kes on sul võistkonnas ja kes on vastased.
aitäh, Priit, ja edu nii homseks kui ülejäänud terveks hooajaks! ja teile ka ja suur tänud ja loodame, et rahvast tuleb palju kohale.